Tartlased tulid täna õhtul seda mängu võitma ja tegema kõik selleks, et seesama Eesti meistritiitli karikas jääks siia samma ülikoolilinna. Ja kuigi mängu algus oli väga palju lubav, siis viimane veerandaeg tõi mängu muutuse ja Kalev Cramo võitis selle mängu. Pea 2800 pealtvaataja ees sai Kalev Cramo 83-77 jagu Tartu Ülikool Max ja Mooritsast. See tähendab, et Tallinn saavutas 3 võiduni peetavas finaalseerias eile õhtul oma esimese võidu. Terve tee, kui mina siia sõitsin, ma teadsin, mulle hea sisetunne ja ma võin sulle öelda täiesti ausalt, ma teadsin, et me võidame. Päris kindel oli. Ja, sest me olime esimesed 2 mängu juba tegelikult paremad, lihtsalt ebaõnne, et ei ütle, kus, mis, aga me olime paremad ja nüüd me näitame lõpuni välja, kes on parimad. I feel great, but it's just 1 win. We have 2 more wins to go, so cannot get too comfortable now. But of course, it was nice to get a win. But here in Tartu, it was really hard, I can imagine. Yeah, it's a tough place to play, but honestly, to play here, full arena, this crowd, it's amazing. I love every second of it, and hopefully we come here back 1 more time this season. I also think we will win for sure. I mean, Tartu's a great team. They're a tough team, but, I definitely feel like, after this game, we have a lot of momentum going back home, playing in front of our fans to get the win and then come back here for game 5. Läks väga põnevaks meil selle seeria ikkagi, ma olen erutatud. Mäng aga algas Tartu jaoks võimsalt. Kohe alguses tabati 3 3-punkti viset. Teisel poolajal aga läks Kalev juhtima ja võitis mängu 6 punktiga. Tartlaste jaoks oli Tallinna võit muidugi suur pettumus. Eks me kindlasti tulime selle mõttega, et tahtsime täna lõpetada, aga lõpuks oleme ikkagi 2-1 seerias peal ja kõik võimalused on meil olemas, et nüüd tulebki kiiresti see mäng ära unustada ja hakata keskenduma järgmisele mängule. No väga kurb meel on, aga lootsime, et tuleb täna ära, aga järgmine mäng tuleb kindlasti. Motivatsiooni tuleb teistele kanda, ega me ei taha seda liiga lihtsaks ka teha. Tartu on ilmselge favoriit praegu ja kurb lihtsalt, kurb. Oleks võinud ju medalid siin selle hooaja ära lõpetada. Aga ega sellepärast veel pooleli ja me võime ju Tallinnas need medalid kätte võtta Tartule. Ei tohi pettuda, et mäng oli tubli, aga seekord nii pidi. Me lähme järgmist võitma. Öeldakse ju, et pall on ümmargune ja seda ta tõepoolest on, aga mängu oigu palju. Initsiatiiv oli jõuliselt meie käes, algus väga võimsalt käima, see viimane veerand oleks võinud olla loomulikult teistsugune, aga teisipäev on järgmine mäng. Tallinnas enam raskem ju. Ei ole midagi, ma arvan, et tartlaste vaim ei kustunud. Tartu on eneseületajate linn. Ja me oleme tegelikult väga erinevaid mänge ka mitte kodusaalis võitnud. Viimastel sekunditel või mitte, aga me oleme terve hooaeg väga hästi mänginud, nii et me usume meie meeskonda väga. See, et meil need mängud pikemaks lähevad, on ainult tore. Et korvpall võidab sellest ja fännid võidavad sellest. Ma saan aru, et Tartu võib-olla natuke kurvastab, aga kui nad üle saavad ja tulevad mängu tagasi. Kas Tartu ja Tallinna fännid saavad omavahel läbi? Ma vaatan, ta nii ilusti empata üksteist. 20 aastat oleme seda ühist asja ajanud ja me oleme ju korvpallisõbrad. Mängu ajal oleme üksteise vastu, pärast mängu oleme jälle sõbrad. Mängu lihtsalt oleme rivaalid, sest Tartu ja Tallinna rivaal on alati olnud aegade lõpuni ja see jääbki nii on, aga pärast mängu lööme kokku ja kõik on hästi. Kas on kuidagi mingit erinevus ka Tartu fänni ja Tallinna fänni vahel? No on. Mina ütleks, et Tallinna fännid on natuke elavamad. Ma ei tea. Tartu küll seda ei näidanud. Me oleme ikka maakoht ja meil on ikka öeldud, et me oleme maakoht ja Tallinn peab ennast ikka päälinnaks ja suureks ja värgiks ja siis on hea ammustada suurt. See on hästi magus ja valus. Aga tore neid tugevaid maamehi võitavad. Kus sa nende õllekastidega tuled siis? Tulen teiselt korruselt. Tribüüni pealt umbes täpselt. Nii, kui palju õlut siis mehed täna ära jõid ja naised? Liiga palju. 4 vaati läks ja peaaegu külmkapid on tühjad. Järgmine finaalseeria mäng Tallinna ja Tartu vahel toimub teisipäeval pealinnas.